Tere! Arvutitark alustab taas ja teejuht IT-maailma Veiko Tamm on stuudios koha jälle sisse võtnud. Tervist! Tänases saates vastame me vaataja Tiidu küsimusele ja läheme täpsemalt tutvuma, kuidas protsessorit jahutada, millised jahutussüsteemid on selleks olemas ja kuidas neid kasutada. Jahutitele lisaks räägime ka uutest monitoridest. Kõige kaasaegsem monitor 4K. Just nii, me saime võimaluse vaadata 2 Delli 4K monitori täies elus ja hiilguses. Kõigepealt aga protsessori jahutitest ja nende kohta teavad rääkida nii Veiko kui Tõnis Arvutitargas. Täna tulime otsima vastust eelmises saates mainitud Rene küsimusele, kes palus valustada protsessori jahutite ehitust ja variantse. Omal ajal protsessoritel jahutust ei olnudki. Esimesed protsessorid 4 MHz on muutunud nüüd juba 4 GHz-liseks ehk 1000 korda kiiremateks ja koos sellega eraldavad nad palju rohkem soojust. Hetkel ongi protsessori kiip kõige soojuse efektiivsem kütteseade, palju parema soojuseraldusega ruutsentimeetri kohta kui elektripliidil. Me peame selle soojuse kuidagi minema saama ja selleks näitab Tõnis meile, millised variandid meil olemas on. Jah, et alustame võib-olla siis kõige pisemast jahutist, mis meil siin laua peal on. See on Inteli standardne jahuti, tuleb kaasa tavalise Inteli protsessoriga. Aga see võib osutuda veidi liiga mürarikkaks ja seetõttu on meil siin laias valikus erinevaid jahuteid, mis siis saaks selle tööga palju vaiksemalt hakkama. Ja palju efektiivsemalt ju. Ja, näiteks siin on Hartiku jahuti. Kasutusel on nüüd siis erinevalt Inteli tavajahutist on siin soojatorud, mis siis aitavad väga efektiivselt kiiresti soojust ära viia protsessori pealt ja palju alumiiniumribisid, mis seda hajutada aitavad. Ja nüüd, kui võtta näiteks siit Cooler Masteri jahuti. See on vist hinna ja kvaliteedi poolest üks parimaid meil. Jah, et peaks ütlema, et töötab kõige efektiivsemalt oma hinnaklassis. Aga siin me näeme juba 12 soojaturu koguni. Ja nüüd kaasas olev ventilaator on siis küllaltki sarnane, nagu me nägime Cooler Masteri jahutil. Aga kui minna nüüd ekstreemseks, siis ekstreemsel tasemel on Noctua hetkel üks tõsiseid liidreid oma hiigeljahutiga, millel on 2 torni, kus soojust hajutatakse ja selleks 2 ventilaatorit ka, mis sealt õhku läbi veavad. Keskmine neist on veel natukene suurem, et jahutada ka emaplaati ümber ringi. Et kui me räägime Intelist kui odavast Fiatist, siis Noctuaga on meil tegu jahutimaailma Ferrariga või ütleme Lamborghiniga. Ja see kajastub loomulikult ka hinnas. Ja selleks, et konkureerida kõige võimsamate õhkjahutitega, on osad tootjad lasknud välja vesijahutuskomplektid, mis on juba karbist valmis kohe tööks. Ei pea midagi ise kokku kruvima ega vedelikku sisse kallama. Ainus probleem on siis, et peab olema korpusel koht, kuhu see radikas kinnitada. Ja kuna pump on siis siin sees juba olemas siis, ja vedelik on eelnevalt täidetud, siis töötab ta väga efektiivselt ja üldiselt on testides ka tõestatud, et töötavad vaiksemalt ja jahutavad paremini kui õhkjahutid. Ja vesijahutud on hästi vaiksed, aga kui meil on nüüd väike arvuti, väga kompaktne ja me tahame sinna jahutit, siis võib-olla suured jahutid ei mahu ära. Ja selle vastu on siis tehtud madala profiiliga jahutid. Aga ka see on soojatorudega, nagu me näeme ju. Jah, täpselt, sest soojatorude efektiivsus on nii kõrge, siis kasutatakse neid ka väga kompaktsetes lahendustes. Ja nüüd viimase asjana tahaks ma Tõniselt uurida, palju see jahutussüsteem siis maksab, millised on need hinnavahemikud, kus me saame jahutit valida? Karbiga kaasa tulev jahuti on siis täiesti protsessori hinna sees, aga nüüd selline asi, mida juba tasuks siis vahetuseks võtta, maksab mingisugune 20 eurot ja siit hinnad järjest kasvavad, mida siis vingemaks see jahuti läheb.
aga Noctua enda suurmudel on ligi 80 eurot juba. Samas te võite eeldada, et on tõesti väga vaikne. Ja kuna üheks peamiseks protsessori jahutite, üldse arvuti jahutite valimisel on nõue vaikuse järgi kaasajal, siis võib siin rääkida ka täiesti passiivlahendustest. Mida see kujutab, Tõnis? Jah, siin võib öelda, et kõik võimsamad jahutid, näiteks selline, on kindlasti täiesti adekvaatsed jahutada protsessor ära ilma ventilaatorita. Ja meil on olemas ka ju passiivsed toiteplokid, kus ventilaatorit ei ole ja passiivjahutusega graafikakaardid. Seega, kui meil ei ole ühtegi pöörlevat asja, on meil 100% vaikne masin. Jah, vaikus majas. Meil Eesti kõige parem ja laiem valik jahuteid ja ventilaatoreid on arvutitargas. Aga nendest sadade isendite seast just teile vajaliku ja õige leidmisel võite tulla meie poodi ja meie müüjad kindlasti aitavad teil sellel valikul. Meil on tulnud ka mitmeid televaatajate küsimusi ja eelmiselgi korral sai räägitud televaataja Tiidu küsimusest. Täna on aeg vastata ja teemal siis telerite resolutsioon. Tiit, tundis huvi, et monitoride saates rääkisime monitoride ekraani lahutusest ehk resolutsioonist, nagu teda ka nimetatakse. Ja tundis huvi, kuidas on telekatel nendega lood. No telekatel võiks öelda, et praegust siiski maailmas on veel madala resolutsioonilised telekad küllaltki laialt levinud. NTSC näiteks on 480. See tähendab seda, et ei näidata horisontaalpunktide arvu, vaid ainult vertikaalridade arvu, mis on 480. Meil kasutatav PAL-süsteem on 576 rida. HD Ready ehk nagu nimetatakse kõrglahutus on juba 720 rida. Ja nüüd ütleme, kõige viimane levinuim standard on Full HD ehk 1080 rida. See on ka praegust ju levinuim monitoride lahutus 1920 korda 1080. Ja eelmise aasta teise poole suurima uudisena hakkas maailma vallutama 4K. 4K telekaid on ka meie turule jõudnud ning monitoride alal tulid esimesed pääsukesed Delli 24 ja 32 tollise isendi näol ning nad on ka füüsiliselt juba kohal olemas ja me läheme neid ka vaatama elu suuruses. Nagu me rääkisime, on kõige moodsamaks ja uuemaks resolutsiooniks nii arvutite, monitoride kui ka telekate juures 4K ehk nagu teda ka kutsutakse UHD ehk Ultra HD. See kujutab endast lahutust 3840 korda 2160 punkti ehk see on 4 korda suurem ekraani pindala kui senistel Full HD ehk täis kõrglahutusega teleritel. Ja nüüd me tulime vaatama meil Eestisse saabunud esimesi pääsukesi 4K vallast monitoride seas ja nendeks on Delli 24-tolline ja Dellil on ka 32-tolline UHD ehk 4K monitor. Nagu siin näha, pilt on super kena ja praegust küsiksime Delli Elina käest, mis ka sellised monitorid maksavad ja kuidas ja mida selle jaoks vaja on, et seda pilti vaadata saab? Hinnapunkti osas ma ei tahakski pikemalt peatuda, sest nagu ikka uute tehnoloogiatega on hinnad võib-olla tavapärasest kõrgemad, aga ka resolutsioon on palju kõrgem ja meil on siis 32-tolline ja 24-tolline Delli Ultra HD monitorid ja Dellil on tulemas ka 28-tolline, mis siis oma hinnapunktilt tuleb juba palju soodsam ja ennustame, et see saab üheks populaarsemaks monitoriks 4K-de vallas. Aga nüüd, sa ütlesid, nad on küllaltki kallid, aga kes sellest kallidusest võidavad, kellele oleksid need
monitori suunatud? No võidavad loomulikult oma ala professionaalid, et fotograafid, fototöötlusega arhitektid, insenerid ja neil on juba endal profiarvutid, lauaarvutid ja seal sees on kindlasti head graafikakaardid, mõnel lausa 2 tükki ja see monitor aitab nende töös, et punkte on ekraanil rohkem, nende joonised on selgemad, fotodel on kõik punktid, pikslid väga hästi näha, nad saavad väga teravalt ja täpselt oma pilte näiteks timmida. Et neile see monitor on ideaalne ja mis on tulemas 28-tolline tellimonitor, see on muidugi ideaalne ka mänguritele, kuna tema reageerimiskiirus saab olema pisut kiirem kui nüüd nendel olemasolevatel, et see sobib mänguritele suurepäraselt. Ja nagu on sellest juba kuulda olnud, võib 4K puhul täielikult ära unustada igasugused need antialiasteks ja anisotroopseteks filtreeringuteks nimetatud asjad, mis muidu teevad tavaliselt mängud väga aeglaseks. Muidugi ega siin ei saa me ka hakkama väga odavama arvutiga mängude puhul, sest ta lihtsalt ei jõua seda suurt hulka punkte vedada. Ja just, et telli poolt siis sobiks 4K monitoridega hästi näiteks Alienware'i lauaarvutid või XPS-id, et selleks saaks täitsa mänguri unistus. Aga ka Alienware'i võib-olla sülearvuti suudab ka suure ekraani taga töötada? Ja ikka suudab, kui siin 18-tolline Alienware'i lauaarvuti või sülearvuti, võtta kõrvale. Kui tavaliselt kaugutavad mängutootjad juba aastaid enne munemist oma uut kuldmunakest, siis Sony Online Entertainment ühe MMO-de alustala EverQuesti looja suutis hoida täielikku saladuskatet oma projektil ja pommuudisena teatati rohkem kui nädal tagasi nende uut projekti post-apokalüpsise zombi teemalise MMO H1Z1 ilmumisest. Ja seda mitte kauges määramata tulevikus, vaid betas saavad varased pioneerid hakata kaasa lööma juba maikuus ning turule peaks ta samuti saabuma üsna peatselt sel aastal. Zombi teema müüb. Meenutagem koomiksit ja telesarja The Walking Dead ning suurt edu saatnud Arma 2 sõjasimulaatorile loodud tasuta mood DayZ. Sarnasus DayZ ja H1Z1 vahel on nentinud paljud ja ega Sony Online Entertainment seda eitagi. Kui aga DayZ serverid mahutavad 40–50 mängijat, siis H1Z1 hiigelsuur maailm pakub aga lustirõõmu korraga tuhandetele stalkeritele. Selle nädala teemad ongi kõik vaadatud, kuulatud, ka kõige uuemad ja teravamad monitorid üle vaadatud. Aga võib-olla mõni sõna ka järgmise nädala teemadest. Järgmisel nädalal täidame me kord varem õhku visatud lubaduse ja räägime lähemalt intelligentsetest salvestusseadmetest, NAS-idest. Lisaks uurime ka seda, kuidas end tunda turvaliselt sotsiaalvõrgustikes, kuidas mitte saada kaasa endaga viirusi ja spämme. Tänaseks aga kõik. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni järgmisel nädalal. Head aega!